Tere, minu nimi on Kamille. Me oleme Luuka evangeeliumi 12. peatükis ja tänaseks looks on mõistujutt rikkast rumalast mehest. Nii vähemalt pannakse tihti sellele loole pealkiri. Kui ma seda lugu lugesin ja rohkem tema üle mediteerisin ja sügavamuti läksin, panin ma tähele, et selles loos on väga palju kasutatud sõna elu. Et võib-olla see lugu ei räägigi meile ühest rumalast mehest, kes oli rikas, vaid võib-olla see lugu õpetab meile kõigile midagi elu kohta. Ja ma loen selle loo ette, see on natukene pikem kui tavaliselt. Siis ütles keegi rahva hulgast Jeesusele: õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks minuga pärandi. Jeesus vastas: inimene, kes on mind määranud teile kohtunikuks või vahemeheks? Siis ütles ta rahvale: vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest isegi kui inimesel on kõike külluses, ei taga see talle elu. Ta rääkis neile selle kohta ka mõistujutu. Ühe rikka mehe maa andis hea saagi. Mees mõtles endamisi: mida ma peaksin tegema? Mul pole ju oma viljasaaki kuhugi panna. Ta ütles endale nii: ma teen nii. Ma lammutan oma aidad maha, ehitan suuremad ning kogun sinna kogu oma vilja ja kogu oma vara. Ja ma ütlen endale: sul on palju head varuks, paljudeks aastateks. Puhka, söö ja naudi elu. Aga Jumal ütles talle: sa rumal, täna öösel võetakse sinult elu. Kellele jääb siis see, mida sa oled kogunud? Nii juhtub inimesega, kes kogub endale varandust, aga pole rikas Jumala silmis. Siis ütles Jeesus oma jüngritele: seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma elu pärast, et mida süüa, ega oma keha pärast, et millega riietuda. Elu on ju enam väärt kui toit ja keha enam väärt kui riided. Jälgige ronkasid, nad ei külva seemet ega lõika ning neil pole salve ega aita, kuid Jumal toidab neid. Eks teie ole palju väärtuslikumad kui linnud. Kes teist suudab muretsemisega oma elu küünragi võrra pikendada? Kui te siis ei suuda teha isegi nii väikest asja, miks siis olla mures ülejäänu pärast? Vaadake, kuidas kasvavad lilled. Nad ei rüga tööd teha ega ketra. Kuid ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses polnud riietatud nagu üks nendest. Kui nüüd Jumal nõnda rüütab aasataimi, mis täna on ja homme tulle visatakse, kui palju enam riietab ta siis teid, te nõrgausulised. Ärge siis vaevake end murega söögi ja joogi pärast. Jätke muretsemine. Kõike seda ajavad taga teised rahvad. Teie isa teab ju, et te seda vajate. Pidage siis kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki ja kõike seda muud antakse teile. Ärge kartke, väike kari, sest teie isa on otsustanud anda teile kuningriigi. Müüge maha oma vara ja andke armuande. Tehke endale kulumatud kukrud. Koguge ammendamatu varandus taevasse, kuhu varas ligi ei pääse ja kus koi ei söö. Sest kus on teie varandus, seal on ka teie süda. See lugu algab siis sellega, et üks mees tuleb Jeesuselt nõudma õigust. Talle tundub, et ta vend on ülekohtuselt käinud ringi pärandiga ja tema on jäänud ilma millestki. Jeesus aga ei asu lahendama tema personaalset olukorda, vaid ütleb, et las ma õpetan sulle midagi, millel on väärtust, mis on elu. Ütleb, et kõige selle varandusega me ei suuda anda endale elu kuidagi. Ja ma näen, et tihtipeale on mul endal samasugune suhtumine, nagu sellel rikkal mehel oli, et las ma kogun natukene ja siis on mul aega nautida elu lõpuks ometi. Ma arvan, et see tahtmine kuidagi tunda ennast turvaliselt on meil kõigil olemas. Ja
huvitav on see, et kui nüüd Jeesus asub rääkima siin, seletama seda tähendamissõna oma jüngritele loo teises pooles, siis ta toobki välja väga huvitavad raha kaks aspekti. Üks on siis, ta ütleb siin tekstis, et eks teie ole palju väärtuslikumad kui linnud. Mõtlen, et üks aspekt raha juures on see, et me võtame rahast oma väärtuslikkuse tunde. Et kui mul on midagi hinge taga, siis ma tunnen ennast väärtuslikuna. Inimesed vaatavad minu peale respektiga, mind hinnatakse. Ma olen inimene, kes on osanud elu elada niimoodi, et mul on tekkinud mingisugune materiaalne kindlustatus, ma olen väärtuslik. Ma arvan, et see on üks raha aspekt kindlasti meie sees emotsionaalselt. Teine raha aspekt, millest Jeesus siin ka räägib, ta ütleb, et ärge siis vaevake end murega söögi ja joogi pärast. Lõpetage muretsemine. Mis asi on muretsemine? Muretsemine on see, kui ma püüan kontrollida asju enda elus, mille üle mul tegelikult kontrolli ei ole. Ma püüan neid kontrollida ja saavutada turvatunnet. Ja raha võib anda meile palju turvatunnet. Mul on olemas see, mul on olemas teine, ma võin ennast kindlalt tunda. Täpselt nii, nagu see mees selles loos. Söö, joo ja naudi elu. Mul on turvatunne, ma tean, mul on seljatagune, ma võin endale seda lubada. Aga Jumal õpetab siin, et elu on midagi muud. Et isegi kui mul on palju raha ja ma võin ennast tunda väärtuslikuna või turvalisena, siis see ei taga mulle elu. Elu, ta ütleb, ei ole mitte saamises, vaid andmises. Ta ütleb, et fokusseerige ja pange oma raha sinna, kus on tõelised väärtused. Jumala riiki, ta ütleb. Ta ütleb, et me ehitame alati kahte riiki. Kas ma ehitan enda riiki, ehitan endale suuremad vilja ladustamise kohad või ma ehitan Jumala riiki. Jumala riik, kuidas ma seda ehitada saan? Ja ta vastab sellele küsimusele siin samamoodi. Ta ütleb, et müüge maha oma vara ja andke armuande. Ja ma arvan, et kogu see mõistujutt, kogu see jutt elust, millest Jeesus siin räägib, ongi see, et kuidas ma oma elu ehitan, kas ma ehitan seda saamise peale, enda elu nautimise peale või ma ehitan seda andmise peale. Ja Jeesus ütleb siin, et Jumal on hea. Jumal nimetab ennast meie isaks ja me võime seda teada ja me võime kindlad olla ja me oleme eelmistes mõistujuttudes seda ka vaadanud, et Jumal annab meile kõike, mis meil vaja on. Ma võin oma kindlustunde rajada Jumalale, mitte sellele, kui palju mul on raha või asju kogutud. Ja ta lõpetab kogu selle loo, ütleb, et kus on teie varandus, seal on teie süda. Kui ma mõtlen enda peale ja kui ma mõtlen, kuidas saada rohkem, siis ma olen sellega täidetud. Ma tegutsen selle nimel. Mu päevad on täis mõtteid. Ma muretsen, elan üle. Mu süda on nende asjade juures. Ja Jeesus ütleb, et see ei ole elu. See ei too mulle rahuldust lõpuks. Et rahuldus toob lõpuks see, kui ma olen valmis välja andma, ma olen valmis jagama. Kui ma kasutan seda, mis mul on Jumala heaks, ehk siis teiste inimeste heaks. Nende heaks, kellel võib-olla ei ole nii palju kui mul.
nii et Jeesus ei õpeta siin, et raha on paha. Ta ütleb, meie suhtumine rahasse võib olla kehva, kui me tahame seda koguda iseenda jaoks. Ja nüüd on siis see koht, kus ma viskan õhku oma küsimuse sulle, mille üle sa võiksid mõtiskleda. Väga mõnus on mõtiskleda sihukeste asjade üle minu meelest. Ja mu küsimus on selline, millest mu elu koosneb? Mõtetest, kuidas saada või mõtetest, kuidas anda? Kohtume järgmine kord. Kõike head!